Silver, mis sul plaanis? Plaanis on Octopus ehitada. Meil juba oli üks Octopus, aga see oli selline kiiruga ehitatud, mõne päevaga valmis ehitatud karkass, kus siis, mida oli vaja ühe festivali jaoks. Me korraldame siin iga aasta agrojooga festivali, kuhu tulevad siis igasugused võimlemise, jooga, akrobaatika huvilised, kes teevad koos trikke ja siis oli vaja katusealust ja siis see oli niisugune koht, mis me panime suure kiletükiga lihtsalt katsime kinni ja siis oli koht olemas, kus me saime vihmaga võimelda. Aga siis see jäi sinna liiga kauaks, et alguses mõtlesime küll, et korraks paariks aastaks, aga siis 5 aastat hiljem see asi oli ikka püsti ja me ikka kasutasime ja polnud midagi paremat ehitanud, kuni nüüd viimane aasta see oli juba nii lugu, et ma lubasin osalejatele, et järgmine aasta me seda enam ei kasuta. Ja siis osalejad võtsid sõnasabast kinni ja festivali lõpuks nad lükkasid selle ümber, nii et seal oli üks suur hunnik poolmädanenud puitu ainult. Ja nüüd ma siis olen sunnitud ehitama uue konstruktsiooni. Octopus oli ta lihtsalt sellepärast, et seal oli 8 jalga, et 8 nurk. Ja nüüd tahaks teha Octopus 2.0, mis on natukene vastupidavam, jääb kauemaks ajaks ja mida saaks kasutada ka natukene jahedamana. Et ühesõnaga siis tuleb selline 8-nurkne ehitis, et miks sa just mandala? Ausalt öeldes ma üldse ei kaalunudki mingit teist varianti selle katuse jaoks, et see mandala katus on mulle juba olnud sümpaatne, sest mul on üks hea sõber, kes on igasuguste reciprocal roofide või mandala katuste suur fänn ja kogu aeg ta ehitab erinevaid mudeleid ja ühe korra ma olen teda abistanud ka koos Ecuadoris, kui me ühes kommuunis ehitasime ja tema seal siis disainis ühe suure halli, kus oli siis katus mingi 12-meetrise läbimõõduga sihuke mandala katus ja juba sealt mulle see on lihtsalt kõige sümpaatsem variant. Mulle meeldib see, kuidas ta silmale tundub ja see ring, mis seal üleval on ja ma arvan, et see sobiks siia hästi. Ühesõnaga siis plaan on see, et me teeme ühe koolituse su juures ja selle jooksul siis proovime valmis ehitada selle sõrestiku, õppida kõik endale selgeks teha, nii et igaleja saaks ise omale pärast hiljem oma oktopussid või heksapussid teha. Ma kavatsen kevadel, kui siin soojamaks läheb, maapind lahti sulab, siis kavatsen selle postid ja talad ja kõik asjad sinna sõrestikku valmis ehitada kuni katuseni ja siis kõik palgid metsast kuskilt kokku lohistada ja siis teha see koolitus juuni alguses, et saaks selle päeva või 2 selle katuse sarikad kokku sobitatud maa peal omavahel ja siis sinna ülesse ka tõstetud. Aga siis ega ei jäägi muud üle, kui ootame põnevusega seda aega, kui saame sinu juures seal agrojoogatajatele ägeda oktopussi kokku panna. Ja kusjuures ongi päris mitu osalejat eelmist aastast ongi juba nõudnud ja uurinud, et millal saab siis tulla, sest nad tahavad tulla väga kätt külge lüüa sellele ehitusprotsessile, nii et abilisi on ka juba loota. No väga lahe, igatahes suured tänud sulle ja mõnusat sooja jätkusooja sinna talve. Aitäh!